Aitäh ja tere siis kõigile ka minu poolt. See Martini ettekanne siin eelnev oli ääretult huvitav ja võib-olla see tõesti annaks põhjust teha järjekordne ekspositsiooni uuendus. Seda enam, et see meie ekspositsioonis Sassi Jaani ja nüüd kõne alla tulev Sepa talu ju asetsevad päris lähestikku. Ja ka Sepa talu puhul on ikkagi nagu see metsavendade teema on olnud meil mõttes. Võib-olla praegu ei ole me seda niivõrd hästi suutnud kajastada, aga mõte nendeks täiendusteks ikkagi on. Ja kui Martin nüüd kõneles sellest mingist ikkagi sellisest vaprast vastupanust, mida me peaksime mäletama ja esile tõstma, siis ütleme, mina võib-olla selle läbi Sepa räägin pigem sellest tavalisest inimesest, kes pidi ka kuidagi nendes uutes oludes siis kohanema ja toime tulema ja kui kõik oleksid kangelased, siis me tõenäoliselt siin praegu teiega koos ei istuks ka tegelikult. Nii et, aga sellele Sepa talu ekspositsioonile andis nagu selle tõuke eelkõige siis see kolhoosi kortermaja, mida Viivian alguses juba tutvustavalt mainis ka. Ja see tekitas nagu omamoodi uue rääkimata loo, mida me peaksime siis nagu kajastama. Et nüüd see kortermaja kui selline, ütleme hoone kui selline ja tema lähiümbrus meie ekspositsioonis, ta ikkagi kõneleb nagu tuletab meelde ikkagi kõigepealt nagu 70. aastaid, mis on siis meie see aeg, kui kolhoosid on tõesti jalad alla saanud ja seal maal elatakse ju päris hästi. Ja kui on toimunud juba teatud kohanemine ja leppimine selle uue korraga ja eriti see noorem põlvkond, kes on peale kasvanud, tegelikult ei omagi üldse seda kogemust, kuidas elati ja toimetati iseseisvas talus. Ja kes on siis nagu seda uut korda võtabki juba kui uut normaalsust ja paratamatust ja on kohanenud. Ja paljudes meie kortermaja on meie külastajate poolt väga hästi vastu võetud ja eks me väga paljudele see tähendabki seda niisugust noorusaega või lapsepõlvemälestusi, mida ikkagi mingi rõõmusegase nostalgiagagi vahel meenutatakse. Nii et kõike seda vaadates tundus nii oluline, et me ikkagi peaksime rääkima ka sellest, mis oli siis enne seda kolhooside nagu seda õitseaega või kuidas siis sinna taludest jõuti. Et see on ju seotud väga suure tragöödiaga ja väga suure ülekohtuga tegelikult, mis meie maal on, külades on aset leidnud. Ja see on siit täna juba korduvalt läbi käinud märtsi küüditamise teema, pärast mida siis tekkis neid kolhoose nagu seeni peale vihma tõesti. Ja meie muuseumis tegelikult on varasemalt see küüditamise teema olnud ka käsitletud. See oli näitus Kutsari talu Rehemajas, elupeatus märtsis 1949, mis siis kujutas seda hetke, kui vahetult pärast seda, kui pererahvas on ära küüditatud, see niisugune segadus, mis neist siis nagu sinna maha on jäänud, aga lisaks sellele väga sellisele emotsioonidele nagu mängivale ekspole oli seal kõne all ka see, mis siis nagu pärast nendest taludest sai, mis nendest inimestest sai. Aga kahjuks see ekspositsioon on meil praeguseks hävinud, nii et selle loo rääkimiseks tuli leida nagu mingi teine võimalus. Ja muuseas meil on olnud tegelikult varasemalt ka see metsavendade bunker ja paraku meil ei ole ka seda enam, nii et me peame ikkagi midagi ette võtma. Nii, aga siis kuhu siis see varasest kolhoosi ajast kõnelev ekspositsioon paigutada. Ja tundus, et kui me nüüd vaatame seda külastaja teekonda meilt, mis peaväravast juba juhatab teeviit kolhoosi poole ja see on päris pikk tee, mis sinna kortermajani viib, siis sinna tee peale jääb selline väike 19. sajandi lõpu 20. sajandi alguse käsitöölise või siis õigemini siis külasepa elamine Lõuna-Eestist ja tundus, et kuna ta niimoodi selle tee peale jääb,
Et see on nagu väga õige koht, kus me siis saamegi rääkida sellest, mismoodi need kolhoosid tulid, kuidas need inimesed seal 40-ndatel, 50-ndatel aastatel elasid ja milliste raskustega nad pidid kokku puutuma. Nii et otsustasime selle külasepa elamise 19. sajandi lõpust tõsta siis kolhoosi aega. Ja nõnda moodustub meil siis nagu selline täiesti loogiline külastaja teekond või niisugune ajatelg, mis võimaldab siis rääkida kõikidest nendest arengutest sõjajärgses Eesti külas, aga ka kolhooside, kortermaja abil ka kolhooside käekäigust. Nii, ja kuidas siis nagu seda lugu rääkida, et mis siis nagu olid need allikad, kus see mõtted ja inspiratsiooni saada? No väga suur inspiratsiooniallikas on kahtlemata tolleaegsed fotod, mida on ohtralt nii meie enda muuseumis kui paljudes ERMis tohutult palju ja paljudes teistes muuseumides, erakogudes, arhiivides, Facebookiski leiab neid, tuleb esile väga põnevaid leide ja kui neid fotodesse hakata süübima, kui hakata neid tõsisemalt uurima ja vaatama, siis nad on ülimalt kõnekad. Et seal ei ole ühtegi sõna, aga nad räägivad nii palju. Ja loomulikult on suurepärast materjali Eesti Rahva Muuseumis, kõik see korrespondentide vastuste arhiiv, juba siin eelnevalt mainitud kirjandusmuuseumi elulooline materjal on väga tänuväärne, sest kolhooside, ütleme, sellest algusaastatest on ka väga kõnekat materjali Rahvusarhiivis, ERR-i arhiiv on väga suurepärane, nii audio- kui videoarhiiv. Väga põnev oli ka muidugi Rein Järliku 80. aastate lõpus tehtud saatesari 50-ndad, kus siis oli see aeg, kui hakati juba natukene avatumalt sellest ajast kõnelema. Muidugi kõikvõimalikud mälestused, mida on kirja pandud, tolleaegne ajakirjandus, aga ütleme, minu jaoks oli ka ütleme, ilukirjanduslikud allikad väga olulised. Et nii mõnedki Eesti kirjanikud on seda aega oma teostes käsitlenud ja mis kuidagi mind ennast on tohutult inspireerinud, on Viivi Luige 7. rahukevad, mis on üks minu lemmikraamatuid ammu enne seda, kui see kolhoosiaeg siin muuseumis üldse kõneks tuligi. Et ta tabab nii oluliselt ja kuidagi nii hästi tabab seda õhustikku, lapse silmade läbi vaadatuna, et see on väga oluline. Ja kui te mõtlete nüüd alles äsja Eesti Televisioonis näidati ka Ideaalmaastikku, mis on ka jällegi väga suurepärane kajastus sellest ajast. Ja muidugi seal Sepa talus päriselt elanud inimeste lood samuti on väga olulised. Ja kui ei saa kurta, et nagu seda materjali, millega seda ajastut käsitleda oleks vähe, et võib-olla seda kõike ongi päris palju ja kuidas siis nagu seal orienteeruda ja mis seal nagu välja sõeluda. Ja minu jaoks oli kuidagi väga oluline või niisugune kõnetas kuidagi ühe Tudulinna mehe kirja pandu nendest aegadest oma eluloost rääkides. Et kus ta tõesti räägib, kui palju muret ja vaeva tõesti see aeg endas sisaldas ja eriti peale seda 49. aasta küüditamist, kuidas siis tõesti nii need taluperemehed endised kui uusmaa saajad ja maatamehed, kuidas siis rutati neid kolhoose looma, kõike loomi ühistama, kõike kokku vedama, valima esimehi ja juhte, kes selleks üldse ei olnud võimelised. Ja eriti need sõnad, kui sa siin kohal muigad, siis palun ära tee seda. Ära naera meid, kes me sõjast vintsutatuina ja sellele järgnenud sisepoliitilise võitluse tormidest ehmunuina, nagu tagaaetav lambakari kokku jooksime. Me tahtsime elada ja töötada meie isade maal, oma külas, oma Tudulinnas, olgugi, et selle nimeks sai nüüd kõrvale harjumatu kolhoosi elu. Ja see kuidagi andis ikkagi nagu seda mõistmist tollele ajale ja me oma muuseumis ju ka me tahame selle väljapaneku kaudu ikkagi, et ka vaataja mõistaks ja püüaks aru saada, miks see kõik niimoodi oli ja miks tehti ühtesid või teisi valikuid. Ja nii nagu sinna metsavendade elusse on väga raske sisse elada, kui sa ei ole seda ise kogenud. Aga samamoodi on meil oma praeguses turvalises ajas väga raske mõista seda hirmu, mis tollel ajal valitses. Sest see hirm on see üks märksõna, mis jookseb läbi nii paljudest nendest
mälestustest ja kirjapanekutest ja see hirm oli nii mitmepalgeline. See oli ühest küljest hirm selle uue võimu ees, nende kommunistidest funktsionäride ees. Samas me mõtleme ja näeme, et mets on veel täis neid väga tumedaid saladusi. Võid tunda, inimesi ikkagi tõesti aidati neid, kes metsas oli ja seegi oli suure hirmuga seotud ja et vahele ei jääks või siis teisalt, mõnel oli põhjust karta. Aga see hirm on tõesti üks niisugune läbivasi, mis jookseb läbi kogu aeg. Ja kuigi astuti kolhoosidesse, midagi ei olnud teha, tuli minna või ei tahetud ju ära anda oma maad ja oma loomi, eriti loomade äraandmine oli väga raske, põllutööriistad, mis kõik tuli ära anda. Need talud tapeti, kui nüüd kasutada Paul Hinnovi ühe ka suurepärase raamatu kirjutaja väljendit, siis ometigi seda tehti sageli pisarsilmil ja see oli ikkagi väga-väga valus, aga hirmusunnil seda tehti. Ja tänagi on siit juba läbi käinud see, et kes siis oli see töövägi, kes siis sinna küladesse siis maha jäi ja seal nendes pisikestes algusaegade kolhoosides töötasid. Need olid ikkagi suuresti keskealised naised ja vanemad inimesed, vanemad mehed, vanemad naised. Ja nende jaoks oli see ikkagi väga-väga ränk aeg, ränk töö, sest et väga palju oli käsitsi tööd tollel ajal kolhoosides ka. Ja kõigele lisaks hakkab ju tulema seda kõike, seda niisugust iseseisva mõtlemise ja selle talupoja tarkuse mutta tampimist, võib ju niimoodi öelda, sest et kõikjalt tulevad need käsud, täiesti asjatundmatud, mida siis millele vastu ei juleta alati hakatagi. Ja siin pildilgi on näha, kuidas hommikul ega siis keegi oma peaga tööle ei läinud, selleks oli brigadiir, kes andis sulle käsud ja korraldused kätte. Nii et ka see selline iseseisva mõtlemise aeg või nagu kaob sellel ajal. Mis selle aja inimesi ümbritseb, on see väga-väga tugev propagandafoon. Kõikjal väljaspool kodu ümbritsevad sind, algusaegadel eriti need punased loosungid, selliste õõnsate üleskutsetega, kõik see, kuidas inimesi aeti ju nii nendele kolhoosi koosolekutele kui kõikvõimalikesse poliittundidesse, õppustele. Ja seal ka siin avalikus ruumis on kõik su ümber selline väga propagandistlik. Ja ütleme, need sõnad, mida siis kuuled raadiost või mida sulle keegi kuskilt ette loev, need on sellised õõnsad paberile pandud sõnad. Aga mida siis need lihtsad elust räsitud inimesed, kes siis olid kuhugi jällegi kokku aetud, sageli ka hilistel õhtutundidel, mida nad tegelikult mõtlesid või tundsid selles ajas? Ega me seda täpselt ju ei tea ja ei saagi teada. Ja eks inimesi oli ju igasuguseid, ega nagu selle kolhoosi ajagi puhul on, ega siis kõike ei saa ka ühe vitsaga lüüa. Aga ikkagi kuidagi selles ajas hakkab ikkagi selgelt kujunema välja senine maailmatunnetus ja maailmapilt hakkab inimestel murenema, et tekibki selline kahetine, et ühel pool on see avalik ruum, kus sa pead käituma ja olema nii, nagu peab, nagu sinult oodatakse ja kus on see niisugune propaganda ja siis teisale sellele vastandub siis ikkagi nagu see sinu eraeluline, selle niisugune kodune sfäär, kus tõesti saad ennast natukene vabamalt tunda, aga mitte alati, et seda usaldamatust oli ikkagi tolleaegses külas väga palju. Ja inimene hoidis pigem suu koomal ja vaatlas, kuidas iseendaga hakkama saada, aga see hakkama saamine ei olnud sugugi ju lihtne. Et need normipäevad, mis siin tänagi on läbi käinud, nende eest ju praktiliselt algusaastatel ei saadud ju peaaegu mitte midagi. Ja eriti, kui me oleme nüüd Sepa puhul valinud eksponeerimiseks 52. aasta, see kuulub sellesse vahemikku, kus kolhoosid olid ikkagi tõelises madalseisus, kui lisaks sellele väga oskamatule juhtimisele olid ka sellised väga halvad ikalduse aastad, mitu aastat järjest. Siis tõesti võis juhtuda seda, et sa oma aasta lõpul, kui seda tööpalka siis nagu välja pidi makstama, sa ei saanudki mitte midagi praktiliselt. Nii et see äraelataja oli see 0,6 hektarit hingemaad, nagu rahvas seda kutsuma hakkas,
Ja see hingemaa muidugi oli enamasti nii palju, kui seda maakest oli ta kartuli all, ka suhkrupeet ja sellised asjad. See maa pidi elatama. Ja samamoodi oli väga oluline see üks lehm, kes siis kolhoosnikule oli lubatud jätta. Ja ega see lehmapidaminegi kerge ei olnud, ta oli väga oluline loom muidugi, aga teda ei olnud ju söödamaad ega heinagi polnud kuskilt teha. Ja üldse kogu selles oma enda majapidamisest sai kolhoosnik ikkagi toimetada pärast seda, kui kõik vastavad tööd kolhoosis olid tehtud. Nii et elati väga vaeselt. See vaesus on jällegi üks oluline märksõna, mis kõikidest nendest mälestustest ja kirjapanekutest läbi käib, tunti puudust kõigest, et see vaesus konserveerub päris pikalt ja eriti suur puudus on muidugi rõivastest, jalanõudest ja ega kuskilt ei ole ka midagi saada ja ega kolhoosnikul pole ka raha, et kuskilt endale midagi muretseda. Ja ega siis ei maksagi imestada, et väga olulise ajastu nähtusena hakkab toimuma ka see, et inimesed hakkavad maalt linnadesse pagema. Ja eriti Kohtla-Järve on ka üks väga suur tõmbekeskus, seal on kiiresti arenev põlevkivi kaevanduste rajoon, mis vajab väga palju töökäsi ja sinna võetakse kõiki, ka neid, kelle minevik ei ole plekitu uue võimu silmis. Ja nüüd väga tore on see, et selle Sepa talu puhul me saame ka ikkagi kasutada seda perelugu, tulla selle perelooga edasi ajas, sest et siiamaani me rääkisime sellest 19. sajandi lõpu talust. Legendi kohaselt oli siis Palometsa mehed palkasid endale sepaks Peep Haraku, aga nüüd, kui me räägime 50-ndatest, siis on aeg edasi läinud ja seal on Sepa amet läinud tema pojale Jaan Harakule. Ja pereloost tuleb välja, et 50-ndatel aastatel Sepal elas siis Jaan Harak oma abikaasa Ida Mariaga ja nende kasvatada oli ka lapselaps Jaan Linde. No kõik need muud eelmainitud märksõnad seal korduvad ja ütleme, selle Jaani ema oli uuesti abiellunud ja läinudki oma uue mehega Kohtla-Järvele elama. Nii et see on siis nagu see taustalugu, mida sai siis põimida nende ajastu omaste nähtustega. Aga kuidas seda kõike siis ikkagi ekspositsioonis edasi anda? Ma näitan teile nüüd ikkagi nagu pilte sellest ekspositsioonist, sest see on meil praegu talvehooajaks suletud, nii et võib-olla pildid annavad neile, kes pole näinud ettekujutuse. No kõigepealt muidugi õueala sai muuta, seda sai jagada siis aiaga, sai sinna tehtud juurde kartulimaad, no nii palju kui omal ajal seda me endale lubada küll ei saa, aga on ka kemmerg ja pange tähele, hoone on siis see elumaja on üle löödud tõrvapapiga, mis oli omal ajal väga ikkagi kasutatav hoonete soojustamise viis ja ka see maja ise näitab neid märke, et seal on seda omal ajalgi tehtud. Kolhoositööl olid jätkuvalt väga olulised tööloomad hobused ja külasepa põhiline ülesanne oligi hobuste rautamine, põllutööriistade parandamine ja seda siin on siis ka näha, kui tema sepikojast on saanud kolhoosi sepikoda, siis kõike seda rauakola ja neid parandamiseks toodud tööriistu on siin näha, aga ka paljudele tänapäeva inimestele natukene tundmatu asi nagu hobuste rautamise pukk on siin ka ehitatud. Aga kasutasime ka audiovisuaalseid lahendusi samas võtmes, nagu me oleme seda teinud kolhoosimajas, et kuna ta moodustaks siis nagu sellel külastaja teekonnal ühe sama terviku. Ja siin on samamoodi need ekraanid rääkivate peadega, kus siis mina tegelane siis juhatab nagu sisse ekspositsiooni, annab mingi ülevaate, et oleks paremini aru saada, millega on tegemist. Aga väga keeruline oli seda kõike ühe ekraani peale kokku suruda, nii et kuna see maailm oli nii kahestunud, ühel pool see niisugune avalik propagandistlik ruum, teisalt see niisugune privaatsfäär, siis meil on kasutusel 2 ekraani, üks siis avalikus ruumis sepikojas, teine koduses ja muidugi need jutud, mida siis mina tegelane, ehk antud juhul siis kolhoosi sepp räägib, on täiesti erinevad ja see ongi kuidagi paneb võib-olla mõtlema, et üks ja sama inimene võib esineda
nii erinevalt. Et kodus on ta murtud meie ees kuidagi selline murelik ja selle lühikese jutu, mis ta ära räägib, sisaldab kõiki neid märksõnu, kõike seda hirmu, kõike seda kuidas siis nagu ära elada, usaldamatust, noorte linna minekut, raadiot kui niisugust propagandavahendit. Ja Sepikojas ehk avalikus ruumis on see lahendatud raadiointervjuuna, kus siis nii intervjueerija kui ka semale vastaja loevad seda teksti maha paberilt, nii nagu oli tavapraktika. Ja muidugi annab see võimaluse ka väga lühidalt rääkida siis nagu sellest kohalikust kolhoosist ka ära mainida. Ja interjöör, kui siis interjöör on samamoodi nagu kolhoosimajas, ta on täiesti avatud ja väga detailirohke. Ja siin ei ole ka neid selgitavaid tekste, nii et siin kõigest nendest märksõnadest, mis siis nagu sealt sissejuhatavast jutust ka läbi käivad, räägitakse vihjamisi. Ja seda kõike sai teha siis nagu seda olemasolevat ekspositsiooni tihendades, täiendades. Ja neid juhuslikke elemente siin praktiliselt ei ole. Et kui mõnele võib tunduda imelik, et miks meil nüüd 52. aastal on välja pandud pastlad, siis oli see väga tavaline asi tegelikult. Ei olnud ju jalanõusid ja kui vaadata neid vanu fotosid, me näeme, et pastlad olid väga-väga tavaline tööjalats veel tollel ajal. On ka kingsepa tööriistad, sest et kodusel teel ikkagi kingi tehti ja parandati ja päriselu Jaan Harak oli selles osav. Ja siingi on näha, kuidas on ekspositsiooni tihendatud, et nagu ühe pere elu jätkuks läbi aja. On toodud juurde neid ajastoomaseid elemente, et tekiks selline loomulik keskkond. Tagatuba näitab nüüd natukene sellise edamise minekumärke, kuna on siis seinad ja lagi kaetud papiga, aga legendi toetab siis nagu see, et siin on see lapsevoodi juba näha, laual pooleli olev õmblustöö, sest et see viitab nagu sellele tavapraktikale, kuidas väga palju elati. Väga tavaline oli siis nagu vanadest rõivastest uute ümber õmblemine. Ja nagu üks informant ütles, elasime vanaema riidekirstu peal, ta see tõesti oli. Nagis on siis näha ka siis neid omaaegseid rõivaid, mida igal pool fotodelgi näeb. Ja see tagumine kamber on ka omamoodi nagu pelgupaik, ega siis inimeste kodud, ütleme, see kodu on sinu privaatsfäär ja see nii kiiresti ju ei muutu. Ja sa ikka nagu hoiad ja see kodu hoiab ja säilitab seda vana. Ja siin ka, kuna perenaine oli päris usklik inimene, siis ega tema ju nõukogude korra ajal oma tuba ju sellest usukirjandusest või ütleme nendest vihjetest ju ära ei tühjendanud. Et see kõik elab seal nagu läbi segamini, et see kodu on ikkagi natukene pelgupaik, aga uue elemendina oleme siia sisse toonud raadio, mis tegelikult taludes võib-olla väga tavaline tollel ajal ju ei olnud, aga legendiga me seda natukene püüame õgvendada. Ja see oli väga oluline, et anda edasi seda ajastoomast helitausta. Siin on Eesti Raadio arhiivi või ERR-i arhiivi materjalide põhjal kokku pandud siis 1,5 tunnine pikkune raadioprogramm. Ja põhiosas ta muidugi sisaldab neid omaaegseid laule, mis on väga meloodilised, aga see sisu või see sõnum on tegelikult väga propagandistlik, aga sinna vahele kahjuks neid helilõike, selliseid sõnalisi saatelõike on väga vähe säilinud, aga sinna on ikkagi sinna vahele pikitud ka üks kolhoosi asutamise koosolek ja mingisuguseid niisuguseid rahu üleskutseid, väike kuuldemäng ja kuidas Gustav Ernesaks kohtub pioneeridega, vaheldumisi siis nende nende muusikaliste lõikudega. Aga Sepale tahtsime tuua ka selle peidetud poole. Algul oli muidugi mõte, et tehagi siia Safrisse see niisugune metsavenna teema sisse tuua sellise väikse peidikuna, aga ehitustehnilistel põhjustel me seda ei saanud lubada, küllap siis mõtleme edasi ja võib-olla nüüd on uusi ideid, kuidas seda kõike lahendada. Aga seal on see bunker või mitte bunker, vaid siis nagu see väikene peidik. Ja see ei ole ka ju kohe nähtav, et see töötab liikumisanduriga, et kui see inimene siis nagu külastaja vaatab, siis ütleme peagi sealt ukse lävelt nagu üle paneb või korra sinna sahvrisse astub, süttib tuli ja on näha seda niisugust peidetud maailma, mis oli tegelikult tollases elus väga oluline. Puskar oli
puskari ajamine oli avalik saladus, seda tehti peaaegu kõikides taludes ja see oli väga oluline äraelamiseks. See puskar toimis kui maksevahend, millega sai siis kõik asjad aetud ja vajalikku kraami hangitud, kui vaja. Aga sinna peidikusse on pandud ka muud, kõik, mis oli Eestiga seotud, see on seal peidus. Ja sepikoda, nagu öeldud, on siis nagu see avalik pool, kus on siis nagu seda ajastu loosunglikkust väga palju näha, plakateid, mis siis ka on tegelikult karjuvas vastuolus selle elutegelikkusega. Ja veel üks asi, et 50. aastad on ju nagu see aeg, kui see vaba Eesti või see niisugune Eesti ja need mõtted Eestis hakkavad ikkagi ju natukene taanduma ja see lootus, et Eesti võiks iseseisvaks saada, see kõik need, et lääs tuleb appi ja mis seal inimeste mõtetest läbi käib, see hakkab ju selleks ajaks juba kaduma. Ja see Eesti on siis kuidagi meie mõtetes kuskil või unenägudes või mälestustes või lootustes ikkagi veel alles. Et kuidas seda sõnadega seletamatut ja nähtamatut siis lahendada. Ja selleks oleme siis kasutanud sellist multimeediavõtet, kus on siis selline valgus või niisugune projektsioon siis nagu selle elamu pööningul rahvusvärvides, et see algul liigub, on niisugune hajus need värvid, siis nad kasvavad kokku siis meie sinimust-valgeks trikolooriks, tekitavad selle tumeda metsapiiri, millel on siis need omad vihjed, aga see metsapiir hakkab alla valguma, muutub mustaks, kõik see lootus nagu hakkab kaduma, ta kasvab ka ülespoole mustaks ja kaob. Et see on siis nagu see sümbol sellest kaduvast Eestist ja nendest asjadest, mis veel on meeles, aga hakkavad kuhugi tahaplaanile jääma. Ja muidugi, võib-olla kõik külastajad seda ei märka, aga kes märkab, võib-olla annab siis sellise olulise täienduse. Ja nüüd lõpetuseks võiks nagu öelda seda, et see Sepa talu, see niisugune Stalini aegne, see kõige niisugune räigema Stalini aegne Sepa talu on ikkagi oluliseks täienduseks meie selle kolhoosi kortermajale ja ta kindlasti, see aeg ei ole ju nii üksühene, nagu me seal Sepal parasjagu praegu näeme. Selle Stalini ajas on ju nii palju eri kihistusi, et see nüüd uus ekspositsioon annab meile ka nii palju võimalusi, milliseid uusi teemasid me saame ju sisse tuua nii oma avalikel üritustel kui ka haridusprogrammides, olgu selleks siis need metsavendade teema või olgu see perekondade lõhestumine ideoloogilisel pinnal ja miks mitte ka siis see 50. aastate rõõmsam pool, mida siis võib-olla noored ikkagi esindavad, et neid mänguruumi on tal väga palju ikkagi. Ja eks aastate jooksul nüüd ma arvan, et see ekspositsioon ikkagi kasvab ja areneb, et kui kõik need sirelid, mis sinna on istutatud, suureks saavad ja tikripõõsad ja õunapuud, et ta ikkagi arvan, et hakkab ikkagi ka külastajat võib-olla rohkem kõnatama ja eks me siis aitab seda kindlasti ka rohkem fookusse tuua see järgmise aasta kolhoosi näitus ja muidugi ka Heiki kohe-kohe ilmuv raamat. Aga aitäh kuulamast!